enda esimeste armsate rahvarõivastega, aga kuna mul on ka õpilasi, siis täna mul on suur rõõm kanda kevadel valminud, õpilase poolt valminud seelikut, mis on siis uuem seelik ja tõstamu seelik volditud. Mul on tema tanu ja tema särk, et täna siis hästi värske välja näha. Nii, aga siis natukene siis tutvustangi teile, et kuidas meil vahepeal läinud on. Et esimene rahvarõiva konverents oli, Elav rahvarõivas oli aastal 2012. Sellest on nüüd juba 13 aastat möödas ja see 2012 oli hästi märgiline aasta ka. Et MTÜ Rahvarõivas oli loodud meil 2008 aastal, enne me olime lihtsalt Käsitööliidu alaliit, aga et rohkem projekte kirjutada, rohkem teha, lõime siis selle MTÜ endale. 2009. aastal saime Hasartmängumaksu Nõukogu toel esimese veebilehe põhja ja see, kindlasti te seda mäletate veel, see ei olegi nii väga ammu tagasi, kui see kasutuses oli ja seda me siis ka esimesel konverentsil tutvustasime, aga sealt edasi siis aastal 2012 saime hakata reaalselt seda veebilehte sisuga täitma. Et ja põhiliselt siis kasutasime seal rahvarõiva koolide lõpetajate töid ja arvasime, et me saame kõik tekstid ja kõik saame selle pealt teha. Tegelikult siiski oli natukene teine, et see töö oli suurem, kui me oskasime arvata. Aga kui sa oled selle juba võtnud, siis tuleb sellega minna ja loogiliselt sa neid asju siis kogu aeg lahendad ka, et nii ta on. Ja esimesed pildistamised olid meil siis Hiiumaal, Järvamaal ja Põlvamaal, et sealt on lehel ka kõige vanemad fotogaleriid üleval. Ja sellel slaidil näete siis selliseid peamisi tegevusi, mis nüüd on aastate jooksul MTÜ Rahvarõivas tegevusteks kujunenud, millega me peamiselt tegeleme. Et loomulikult on kõige tähtsam info jagamine ja nõustamine ja selline teadlikkuse tõstmine tänapäeval veel eriti sellepärast, et infot on nii palju ja keskenduda on vaja nii paljudele asjadele, et kui ei ole varem sellist rahvarõiva huvi olnud, siis ega siis seda infot endale me ei jaksa ka külge võtta, et kui meil seda vaja hakkab minema, siis me seda otsime ja siis see peab olema kohe ka leitav. Et niiviisi on elu muutunud, nii ta on läinud. Ja nõuandekodade võrgustik on siis see, mis aitab meil seda nõustamistööd ja infotööd teha. Et see oli aasta 2016, kui hakkasime seda nõuandekodade võrgustikku siis looma. Et see oli hästi loogiline hetk ka sellel ajal, sellepärast, et võin öelda, et kui me 20 aastat tagasi alustasime rahvarõiva tööd, siis kui mina tulin selle teema juurde, siis meil oli kõigest puudus, meil oli infost puudus, meil oli inimestest puudus, õpetajatest puudus ja ka koolitustel osalejatest puudus, et pidime seda teemat ise kasvatama. Aga selleks ajaks siis 2016 oli meil juba palju selliseid inimesi, kes olid rahvarõiva koolides käinud, õppinud, rahvarõivaid tundma, uurinud ja nad kõik ju on kusagil oma juurtega mingisuguses piirkonnas, paikkonnas Eestis ja läksid sinna oma infoga tagasi, et see on loogiline, et see võrgustik selliselt arenema hakkas. Ja on kujunenud üheks suureks tegevuseks siis rahvarõiva koolide läbiviimine ja selle süsteemi siis ülesehitamine ja ka pidev arendamine tegelikult, et ega me seda ei osanudki niiviisi ette näha. Me ju ei teadnud, et huvi rahvarõivaste vastu ikkagi hakkab nii suurelt kasvama ja et nii paljud inimesed tahavad endal ise rahvarõivaid valmistada. Ja et see on eestlastele lihtsalt nii tähtis.
aga kuidagi tuli üks kool teise järel ja mitte ju ainult MTÜ Rahvarõivas ei korralda neid, vaid Rahvakultuuri Keskus on sellega algust teinud ja Eesti Rahva Muuseumis toimuvad koolitused ja nüüd juba teevad neid siis ka nõuandekojad siis meie võrgustikust. Et see on lihtsalt üks suur rõõm, et see nii on läinud. Ja üks kõige suurem ettevõtmine on siis veebileht, ongi veebileht Eesti Rahvarõivad, kus on siis selline üldine info, nõuandekodade info, koolituste info ja loomulikult siis hästi suur informatsioon rahvarõivaste ajaloo kohta kihelkondlikult ja galeriid. Ja kõike seda ei saa loomulikult teha üksinda, et meil on Eestis organisatsioonid, kes vähem või rohkem kõik mingi nurga alt puutuvad kokku rahvarõiva teemaga ja niiviisi koos siis seda vankrit saame vedada. Ja meie MTÜ ei tööta, siis meil ei ole oma bürood, meil on projektipõhine tegevus ja inimesed, kes meil siis kõigi nende teemadega tegelevad, on Liis Luhamaa. Liis Luhamaa vastutusalas ongi see veebilehe sisu, pidev kontroll, täiendamine ja toimetamine ka. Siis on meil Sandra Urvak, kes on algusest peale pildistanud meile lehele Rahvarõivaid. See on juba seotud sellise andmekaitsega ka, et me ei saa igasuguseid pilte üles panna, meil peab olema oma fotograaf, Sandra on tänagi siin pildistamas. Loomulikult on meil koolitusjuht Piret Albert ja siis mina, nii et sellise 4 meeskonnaga me põhiliselt töötame ja siis kogu aeg kaasame kõiki juurde, sest nagu ma ennegi ütlesin, et üksi ei tee midagi ära. Ja rahvarõivaste, seda on nagu väga tähtis, on seda mõista, et rahvarõivaste kriteeriumid on aja jooksul väga palju muutunud, et see näide, mille Liivigi siin alguses tõi, et see illustreerib seda teemat ka väga, väga hästi ja siin te näete neid kriteeriumi, mis täna on meile väga tähtsad rahvarõivaste juures, et millest me lähtume. Et põhjalik uurimine, tuginemine allikatele loomulikult, ehedad materjalid saavad järjest rohkem kohta meie rahvarõivastes. Värvid loomulikult on muutnud kogu seda maailma. Vanad lõiked, palju pärandtehnoloogiaid, me proovime teha nii, nagu vanasti seda tehti. Ja mitmekesisuse all ma mõtlen lihtsalt seda, et kui palju erinevaid osi praegu või esemeid rahvarõiva komplektis on, et me ikka püüame leida kõik need huvitavad nüansid üles ja neid oma rahvarõivastes kasutada ka. Ja see on ikka väga sügavuti minek, et kuidas see nii on läinud, et ega keeldude ja käskudega praegusel hetkel ju midagi sa pead niiviisi tegema. Et see on ikkagi see, et see on kujunenud sellises ühises koostöös ja see meie soovist, et kuidas me tahame rahvarõivast ka tulevikus näha, kuidas me tahame, et see pärand elaks ja kuidas me soovime, et see pärand siis nagu pärast ka järeltulevatele põlvedele sealt leitav oleks. Ja kuna rahvarõivaste uurijaid ja valmistajaid on rahvarõiva koolides, osalejaid on järjest rohkem ja rohkem ja nii ta siis lähebki ja mul on väga hea meel ka selle üle, et need, kes rahvarõivaid esinemisrõivastena kannavad, meie tantsukollektiivid ja pärimusrühmad, et nemad ka järjest rohkem leiavad just üles selle rahvarõiva ja tahavad ikkagi seda teha. Ja ka koorid, et veel mõned aastad tagasi oli juttu, et koorid väga ei saagi endale rahvarõivad lubada, et pottmitsiga ei kuule hästi ja kõik sellised teemad ja meil ei ole seda nõuet ka laulu ja tantsu palju olnud. Aga järjest tuleb juurde ja ka orkestrante me juba kuuleme, et rahvarõivas on olnud üle 150 aasta ju eestlastel peamine esinemisrõivas ja pidulik rõivas, et see nähtub, et on meiega kokku kasvanud ka. Aga
Selline sügavuti minek siis vastandina ei tähenda ju kohe seda, et kõik, mis on teisiti tehtud, et see oleks kuidagi halb või vale. Et me teeme rõivaid mingi oma kõige parema teadmise järgi, mis meil sellel ajahetkel on. Ja need rõivad siis nagu jäävad meiega sellest hetkest ja nad on väga head rõivad, nad on pärandikandjad tema valmistajale ja kandjale, omanikule, et see kuidagi ei vähenda nende väärtust. Aga kui me teeme neid täna, siis me ju ka teeme seda kõige parema teadmise järgi, mis meil hetkel on. Ja nii see areng siis toimubki, et nii see rahvarõivas, mis on nii väga-väga vana, tegelikult ikkagi areneb edasi. Ja siis on lihtsalt hästi tähtis, et kui meil tuleb peale järjest uusi noori või neid, kes avastavad rahvarõivad ja tahavad minna tantsupeole näiteks uue rühmaga välja ja hakkavad seda infot otsima, et nemad oleksid teadlikud ja oskaksid seda infot otsida ja teaksid, et see ei ole päris niisama, et peab natuke teadmet tegema hakata ja et siis meil organisatsioonidel oleks seda infot ka siis kohe ruttu pakkuda neile, et see oleks leitav. Ma ütlen vahele lihtsalt, et need pildid, mis mul siin ettekandes on, need on valdavalt siis viimastest lõpetanud rahvarõiva koolidest ja sinna alla olen kirjutanud ka, et kes ja kus siis seal pildil on või kus rahvarõiva koolides need on toimunud. Sellel slaidil ongi siis organisatsioonid, kellega koos me töötame sellel rahvarõiva maastikul, et meie katusorganisatsioon loomulikult Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliit, loomulikult ei saa üle ega ümber siis Viljandi Kultuuriakadeemiast, kus tuleb järjest peale uusi uurijaid, uusi pärandtehnoloogiaid, kes toovad meile maastikule selle uue info ja kuidagi nagu ei olegi võimalik sellest mööda vaadata, no ei saa ju lihtsalt niiviisi olla, et me teeme rahvarõiva koolis rahvarõivaid, meil tuleb siis uusi uuritud informatsioon ja siis me lihtsalt ütleme, et tegelikult me teeme ikka nii, nagu me oleme kogu aeg teinud, et see lihtsalt nii olla ei saa ja see on kuidagi selline loomulik protsess, et need asjad kõik juurduvad rahvarõivastest ka uuesti. Et siis loomulikult muuseumid algallikatena, vabandust, ma toetasin siia peale, ja siis Eesti Rahvakultuuri Keskus ja kutsekoolid, et meil on ka võimalik siis ju kutsetunnistus saada ka rahvarõiva erialal ja erinevate käsitöötehnikate alal. Ja Eesti Folkloorinõukogu ja Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, kes siis põhiliselt esindavad neid rahvarõivaste kandjaid, kus on ka väga suur hulk inimesi, kes rahvarõivaid kannavad, et sellel aastal saan öelda, et just Folkloorinõukogu ja pärandrühmade rõivaste sellise mõtestamise ja neile selle info viimisega oleme just tegelenud sellel aastal rohkem. Et nüüd natukene lähemalt rahvarõiva nõuandekodadest, et nõuandekoda ise ei ole organisatsioon, et nõuandekoda on koostöövorm, et erinevad kas siis organisatsioonid, MTÜ-d, muuseumid, meistrid, kes siis paikkonnas on, kes soovivad rahvarõiva tööd kuidagi sedasi võimendatult teha, oma teadmisi jagada, need panevad jõu kokku ja siis üksteist toetades teevad siis kas infopäevi, teevad koolitusi, nõustavad, ise mõtlevad välja, kuidas neile kõige jõukohasem seda tööd teha on, kuidas nendega ühendus saab, et me ei ole seda MTÜ poolt selliselt kuidagi forsseerinud, et sinna sündigu nõuandekoda, vaid see algatus ikkagi tuleb inimeste endi poolt ja jah, meil on küll Rahvakultuuri Keskuse ja Kultuuriministeeriumiga, kes meid toetab veebilehe ja selle rahvarõiva töö osas selline välja töötatud süsteem, et me need nõuandekojad ikkagi kinnitame ka kõik, et meil on selline
koostöökogu, kes selle kinnitab, aga kui on tegusad inimesed pead kokku pannud, siis sellist asja, et me ütleks, et seda sinna ei tule, et seda kindlasti ei ole. Aga seda sõltub ka kõik nendest samadest inimestest, et tegelikult võib ta ka vaikselt võib-olla sellisesse vaiksesse perioodi jääda, et ei ole nii väga aktiivselt tegutsev, samas võib olla ühes piirkonnas ka lähestikku mitu, nagu meil on Viljandimaal ja Pilistveres, et see on nii, nagu ta tekib. Ja et meil on siis praegu 12 nõuandekoda, mis on just siis niimoodi kinnitatud ja see väike Pilistvere, mis on kohe seal Viljandi külje all, on hetkel kinnitamisel ja saab meile siis 13. selliseks nõuandekojaks ja siin on näha ka, kuidas nad Eestis meil paiknevad, et natuke veel on ikka ruumi küll, et võib ka juurde tekkida. Et mida siin peal ei ole, et tundub, et Tartu kant on tühi, aga seal on meil ERM, et ERM selle ilusasti katab selle Lõuna-Eesti poole ka ära. Ja mis siis on selline väga suur töö tegelikult nõuandekodadele, mida ma pean ütlema, et need nõuandekojad ise on vabatahtlikud, et see tuleb meile Eestis ka üllatusena, tuleb tantsijatele ja ka mõnedele teistele organisatsioonidele üllatusena, et see tegevus on vabatahtlik, et kui on suured peod tulemas nagu Baltika või laulu- ja tantsupidu, mis sellel aastal oli, et siis on see surve päris suur ja nõustamisi on palju, et proovime sellega toime tulla, aga ega üle oma varju ei hüppa, et lihtsalt muid töid on vaja ka teha, et siis sellega peame arvestama. Ja eks need esinejad meil natukene ongi sellises võib-olla raskemas situatsioonis, et nad vajavad neid rõivaid. Nad ei saa ilma minna tantsupeole. Samas on rahvarõivaste valmistamine seotud ettevõtlusega, meie meistrid on kõik ettevõtjad, et need riided, mis kunagi olid rahvamajadel olemas, neid enam ei ole, nii et tuleb leida võimalus nii tantsimiseks kui rõivaste valmistamiseks ja see on meil päris uus olukord, et püüame siis igati neid aidata, et kuidas see oleks nagu teekond, et kus sa siis alustad, kus on kõige mõistlikum alustada ja kuidas sa saad kasvatada oma komplekti suuremaks ja uhkemaks. Et sellised infokandjad on meil olemas, et peamine, kus selline kiire nagu ikka on siis Facebook, laiemalt maailma jagab Instagram ja selline põhiline ja suurem info on siis meil veebilehel olemas. Ja just rahvarõive aastatel proovisime jõuda rohkem ka nende inimesteni, kes on küll käsitööd teevad, aga kes võib-olla rahvarõive osas ei ole olnud varem tegijad, et siis ajakirjas Käsitöö tutvustasime nõuandekodasid. 2 aasta jooksul kõik nõuandekojad said teha endast sellise 2-lehelise suure artikli, rääkida sellest, millega nad tegelevad, toredaid pilte jagada, kontakte jagada ja ka väikese nipinurga teha, et see võeti päris hästi vastu, et meil natukene ongi see, et meie veebileht ise on sellise suure hulga informatsiooniga, et aga sihtrühmi on erinevaid, et proovime nii-öelda nagu selliseid inimesi kutsuda sellele maastikule ka rohkem selliste lihtsamate ja üldiselt propageerivate artiklitega. Ja jällegi, et just rahvarõive aastate eel, siis need 2 viimast aastat arutasime, et nüüd, kui meil on see süsteem sellisena toimimas, et peaks seda tutvustama rohkem ka väljapoole, et otsida selliseid konverentse, kus sellest rääkida ja vahetult siis sügisel enne rahvarõive aastat tuli 23. aastal võimalus Lätis tutvustada seda meie süsteemi. Siis käisime Norras, Bodos käisime sellel aastal näitamas oma rahvarõivaid eelmisel aastal ja siis Helsingi ülikoolis konverentsil oli veebruaris ettekanne ja
ise siis käisin küll tegelikult roosimist õpetamas Rootsis, aga ettekande võimalus oli ka ja seal siis ka Rahvareivast saime tutvustada, et alati on hästi huviga seda vastu võetud ja mul on hea meel, et meil Soome kolleegid kutsusid meid siis Jyväskylässe selle aasta augustis oma Rahvareiva süsteemi tutvustama ja see oli nagu väga, väga hea kogemus jällegi, et meil on hea meel, et meil on sellised koostöö ja sellised sõbrad, kes kutsuvad enda juurde ja me näeme ka, mida nemad teevad. Et uurimisest ma nüüd natukene juba rääkisin, et võib-olla ainult see osa, et selle tulemusena siis me saame ka juurde valdkonda endale uusi meistrid, uusi õpetajad, et koole on rohkem, siis on rohkem ka vaja õpetajaid, koolid toimuvad nädalavahetusel ja õpetajaid jääb lihtsalt väheks. Ja kui ikkagi on meil siis meistrid, kes selle teemaga on väga pikalt tegelenud, miks nad ei võiks hakata õpetama, et toetame neid igati selles osas ka ja hea meel on selle üle, et meil tõepoolest Rahvareivast siis uuritakse juba doktori tasemel, et meil on siin Liis ja Tiina siin kohe esirjas, kes siis on praegu doktorantuuris, et see kindlasti kajastub jälle meie valdkonnas väga tugevalt ühel hetkel, kui nad oma tööd valmis saavad. Ja Rahvareiva koolid. Et Rahvareiva koolid lähemalt siis nendest nii palju, et meie poolt läbiviidavad koolid on täiendõppekoolitused. Et see on võimalus, see ei ole kohustus. Et kui sa oled alles tulnud sellele teele ja soovid Rahvareivaid teha, sa võid keskenduda oma komplektile, sa ei pea lõpetama selle tunnistusega, aga kui sa oled läinud edasi või sa tuled varasema tugeva käsitööpagasiga ja sa juba näed, et sa tahad edasi õppida, või siis alustada nõustamist näiteks või teiste õpetamist, siis oleks hästi vajalik, et ka see kutsetunnistus seal juures oleks, mida me koostöös kutsekojaga välja saame anda, et see täiendõppekoolitus siis võimaldab seda, et just see praktiline osa, mis Rahvareivaste valmistamisel on, et selle kohta saad tunnistuse, kui sul on juurde panna ettevõtlus, näiteks võtaga, või siis juhendamine, ettevõtlus ja juhendamine, et siis kõik need 3 moodulit kokku annavad 5. taseme Rahvareiva spetsialiseerumise. Ja siin me ka saame niiviisi süsteemis töötada, et mida algul ei olnud, aga mida me oleme töö käigus näinud, et kui meil tulevad koolid kokku, Rahvareiva kooli inimesed ütlevad, mis kihelkonda nad teha tahaks ja me paneme selle komplekti koos ühiselt kokku, siis alati küsime selle piirkonna nõuandekojalt ka, et mida nemad sellest arvavad, et kas see on okei või peaks midagi välja vahetama. Ja kõik siis rõivad, mis valmivad, Sandra Urvak pildistab meil ära ja liiguvad siis veebilehele need galeriid, et me saame niiviisi oma veebilehe rikkalikumaks. Ja kui on pildistatud, enne kui me sinna veebilehele need paneme, siis me ka nõuandekodadega veel konsulteerime, et vaatame need pildid üle, et kas nad on sobilikud, paneme. Ikkagi tuleb ette ka seda, et me peame ringi pildistama, et midagi on läinud, no mütsi on vajunud silmile või midagi sellist ikkagi, et me peame seda veel muutma, et kogu selle melukestel võib-olla kõike kohe ei näe. Ja praegu siis veebilehel on meil 366 galeriid, võib-olla nüüd juba mõni rohkem, et on lõpetanud siin koole, aga väga suure hulga fotodega, nagu te seda siis näete. Siia panin ühe slaidi siis sellest 4 sellist erinevat Rahvareiva kooli lõpetamist. Ma tahangi öelda, et need on kõik väga eriilmelised ja väga emotsionaalsed ja hingeminevad kaunid sündmused, et need pildistamised, emotsioonid on alati laes ja siis lõpetamisel enamus ütleb, et ma tulen jälle uuesti. ja tulevad ka, et sellepärast, et siin on siis Maia on täna saalis ka, et Maia on Tõstamaal Pärnumaa Rahvareiva kooli lõpetanud nüüd juba 4 korral ja siis valmistanud endale Audru Rahvareivad, enda tütrele Audru Rahvareivad, Marti Laadal neid esitlesime ka ja endale talverõivad, et kuna ühe kooli kursuse eesmärk on valmistada ainult põhikomplekt,
et noh, siis kui tahad rohkem, siis ongi vaja tulla uuesti ja uuesti. Ja hetkel on Maia siis kasukate valmistamise koolitusel ka. Ja siin sellel slaidil on Piibe Padari Harjumaa Rahvarõiva koolist, kes on ka käinud 2 korda ja jõudnud valmistada selle aja jooksul endale eri ajastust pärit rõivakomplektid Jüri kihelkonnast ja veel ka tütrele ja mehele. Et sellised lõpetajad on alati meil sellised väärtuslikud, keda me saame kutsuda esitlema oma rõivaid. Meil on ju, nagu Mardi Laadalgi olid esitlused, et tihtipeale on vaja, ka nõuandekodadel on vaja, et teha demonstratsioone, selliseid esitlusi ja tuulutamisi, et siis meil on inimesed, keda välja kutsuda. Ja siin siis ongi näha, et kuidagi mõned kihelkonnad on meil juba väga hästi veebilehel ka siis esindatud, et päris paljude galeriidega, et kui meistrid valmistavad, erinevad meistrid valmistavad ühe piirkonna komplekte, et siis veebilehel meil tuleb siis sellised hulk galeriisid. Ja siis õpetajad. Saame siis järelkasvu oma õpetajatele sealt, et erinevates koolides oleksid õpetajad erinevad, et nad jaksaksid ja et õpetamine oleks kodulähedal rohkem, et siis sellepärast. Kutsetunnistusest natuke juba rääkisin, siin on nad loetletud selliselt, nagu meil see võimalused on, et tekstiilkäsitöö ja 5., 6., 7. ka rahvarõivas. Ja veebilehel, kui te sellele lähete, siis tekstid ja lingid, flashfotod, mis viivad muisilehele, need on kõik ajaloolistel allikatel põhinevad. Need, mis on fotogaleriid fotodega, need on siis nagu rääkisin, valdavalt rahvarõiva koolides valminud rõivad, et ehk siis tänapäevased rõivad. Et hästi oluline on tegijatel teada seda, et sa teed ikkagi rõivad selle ajaloolise info järgi, mitte selle pildi järgi, mis juba on tehtud. Sealt sa saad näha, et kuidas on komplekteeritud, millised esemed, kui tegema hakkad, siis võtad allikad aluseks. Ja siin natukene statistikat oli, natukene statistikat veebilehe kohta. Ja lisaks sellele, et meil on veebilehel esindatud siis ajalooline materjal, on päris palju kodudes ka säilinud rahvarõiva esemeid. Selline kodune pärandvara. Ja kuna meil ei ole ju liiga palju seda infot ühest kihelkonnast võtta, siis kõik, mis tuleb juurde, mida annab juurde leida, see on meile väga väärtuslik. Me ei saa neid kuidagi panna üles, meil ei ole mahtu ega jaksu selleks, me oleme proovinud ühe korra selle läbi, et neid kaardistada ja meile lehele panna, et meil see võimalus lehel oleks, aga meil ei ole seda jaksu seda teha, aga kui on pärandvara meieni jõudnud ja leidub keegi, kes soovib selle endale valmistada, siis praegu näiteks on siin ees siis üks vana foto, selle jälgi ajades leidsime üles siis selle inimese järeltulija. Temal oli kodus rõivas alles ja selle aasta rahvarõiva koolis siis Mariann Koljo kudus uuesti sarnase kanga ja tegi selle kapot kostüümi siis uuesti. Ja selliselt siis töötab meil see rahvarõiva elu siin Eestis ja ongi just tähtis see, et me kõik oleme selle ühise eesmärgi nimel, kõik mõistame nagu ühtemoodi seda teemat ja räägime üksteisega. Kui meil on kuskil viga laita, siis tuleme ja aitame, anname teada, arutame läbi, et nii me saame ise suuremaks ja saame siis ka öelda, et meie pärand elab ja miks mitte siis ei võiks ka meie rahvarõivas jõuda elava pärandi ehk vaimse kultuuripärandi lehele, just nimelt mitte rahvarõivas ise, vaid see, kuidas me seda valmistame ja kuidas me seda pärandit uurime. Aitäh!